No tšau, ma demonstreerin sulle alustuseks, milline stereotüüp või inimene minu arvates areneb kõige aeglasemalt. Oota, vaata, mida sa ise tegid, näe. Ei näe või? Mina ei ole midagi teinud, mul ei, saad aru või? Mul ei ole mitte midagi õppida, sul ei tähendab, ma tean, tähendab, tema oli süüdi, mina tehan, mina ei ole, tähendab, minus ei ole seda. Mis sa mõtled, et mina teeks kellegi midagi halba või? Mul ei ole midagi õppida. Tähendab, mul on kõik teada. Ära tule mulle siin targutama mitte midagi. Ma tean ise, ma tean ise. Mina ei tee midagi kunagi valesti. Jah, põhimõtteliselt kõige kiiremini mulle tundub, sa võid minuga mitte nõustuda, kõige kiiremini arenevad need, kellel on kõige vähem kaitseid, nagu kes lähevad kaitsesse, tähendab, kes ei lähe lihtsasti kaitsesse ja kes vaatame, mis on selles olukorras päris, mis on nii, mis on aus, mis on tõde selles olukorras ja vaatame nii, vaatan endasse, kas siin on midagi ja ma näen, kus ma ise käitun ka nii, kui nii on, siis nii on, jah. Selline see mantra, ma kujutan ette, see, kui inimesel on selline mantra, et on nagu on, no vaatame, mis iganes on, nagu on nii, siis on nii. Et selline suhtumine, uudishimulik ja ilma kaitseteta ja võimalikult palju soov näha seda, mis on olukorras aus ja mis on päris, mis on tõde. Et selline, aga vaata, mis ma nagu olen märganud enda puhul ka, vahest ikka tuleb üles, keegi ei ole ideaalne, keegi ei ole ideaalne. Et see julgus olla haavatav ehk siis, et kui on mingisugune emotsioon või mingisugune, et julgus tunnistada, et näe, see on minu nõrk koht. Ma olen pidanud seda nii palju tegema elus, nagu, et ja selles ei ole mitte midagi, vaata, aga see on nagu mõnes mõttes selle puhevil kaitsepersona surm, no see on ego surm. Jah. Ja, kunagi oli midagi taolist. Oda, mis asja. Sellepärast ka tihtipeale ma olen näinud, et mingid sellised vanemad maainimesed jumala heas kohas omadega nagu selles suhtes, et neil ei ole seda ülearust, no näevad nii selgelt osad neist asju ja väga kõrgel tasemel inimesed. Nad ei ole võib-olla intellektuaalselt lugenud 450 000 raamatut, neil ei ole mingisuguseid selliseid teadmisi, aga nad näevad jamast jumala selgelt läbi. Nad nagu selles suhtes, nad on aus. Nad on iseenda vastu, püüavad olla ausad, teiste vastu ausad ja tänu sellele nad näevad jamast läbi paremini kui enamus inimesed linnades, kelle ellujäämine põhimõtteliselt seal selles keskkonnas sõltub sellest
puhevil olevusest ja elu sees ei tunnista ja praegune, mõtle, kuidas praegu riike juhitakse või vaatan teda valitsust, et seal ei ole nagu mingit, selle arukust ei ole, nagu väga vähe arukust on. Kõikide enamus riigisüsteemides seal öelda, et okei, sorry, jaa, ma eksisin, see on su karjäärisurm kohe. See on see karjäärisurm. Seal nagu ainult üksteise peale näpuga näitame, keegi seal nagu vastutust, et enda asjade eest või enda sisemaailma eest ei taha nagu väga palju võtta. Ja jällegi, keegi ei ole ideaalne. Aga ma näen, et see, kui sul on sellest enda kuvandist, sa ei hooli nii palju nagu mis sa enda silmis oled või mingi kuvandi säilitamine, siis sul on palju lihtsam tunnistada, et okei, jaa, ma panin mööda millegiga, eksisin. Siis toimub see kasv kõige kiiremini, ma näen. Siis toimub see areng kõige kiiremini. Sellised mõtted, et kõige uudishimulikum, kõige siiram või ehk kõige ausam ja kõige haavatavam, kellel ei ole, kes ei lähe kaitsesse iga asja peale nagu. Vaata, see tõest rääkimine või sellest, ütleme, et vaata, kui sul on teinekord, ise kõik me tõenäoliselt oleme kõik seda teinud, vaata, mõni võib öelda, et vaata, kui ma ütlen sulle näiteks või kui sina ütled mulle, sa ütled midagi, mis on tõde, jah, aga kui see miks seal taga on, et teist inimest emotsionaalselt piinata sellega, kui see miks sa tahad haiget teha või sa tahad kätte maksta teisele inimesele, sa ütled talle midagi, mis on tegelikult, see on ka tõde, aga kui see miks seal taga on toksiline, nagu et haiget teha, siis see ei ole kõige parem lähene. Kui see miks on kaastundlik, siis inimene näeb palju sergem. Kui see on siiras soov, et inimene kasvaks, siis tuleks see miks üle vaadata seal taga, et miks ma seda talle räägin, nagu miks, jah. Teinekord, kui ise oled haavunud, siis see tahad teisele ka haiget teha, siis lähebki see põmm, see jama lahti ja hakkab see üksteisele ära panemine. Mõlemal on kaitsed üleval ja mõlemad püüame teineteisele surada nii palju, kui saab. Sina vaata seda, sina tee seda, vaata sinna ja siis kumbki ei näe ja mõlemad räägivad teineteisest mööda. Jumal ilus aeg on praegu, täiega ilus aeg. Nagu ma ainult metsas kolakski vist ringi. Jumal äge. Mets on nagu kõige loomulikum, looduslikum sagedus on siin. Ja siin närvisüsteem taastub ülihästi. Siin on nagu kõik nagu balanssis. Need looduse helid on, mis läbi kõrvade tuleb, on täpselt õige vibratsioon. See keskkond ise on täielikult rahu, ei tõmble, ei ole nagu siiras, on nagu on. Ja. On nagu on. Näha asju nii, nagu nad on. Su võimekus näha asju nii, nagu nad on. On nagu on. Ja kui on nii, siis on nii. Kui praegu on nii, siis on nii. Vot, kuule, aga imelist elukogemuse jätku sulle. Jah. Ma nüüd panen kaamera kinni.